Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohkede Velak. Tallinna linna valimiskomisjoni teadetel on neile juba valimisnimekirju üle antud, suurem osa nimekirjadest on siiski veel tulemas ning ühele erakonnale on tehtud ka ettekirjutus. Keskerakonna valimisnimekiri nimelt võetakse vastu siis, kui erakond võtab kaasa esitamisele kriminaalhooldaja, kes on nimekirjad üle kontrollinud ja tagab ka edaspidi järelevalve 3 korda kriminaalkorras süüdi mõistetud erakonna tegevuse üle. Ka Keskerakond ise on märkinud, et Tallinna linna juhtimine on ohtlik ja keeruline töö ning alati on see Keskerakonna puhul kriminaalasjaga lõppenud, seega hakkab Keskerakond linna valitsema ainult koos kaasosalistega, märgib erakonna pressiteade. Valitsuse eriolukordade töögrupp aga on üle vaadanud toidutootmise keerulise olukorra ja seda just maksutõusude ja seakatku valguses. On analüütikuid, kes väidavad, et varsti on riik toidupuuduses, kuna sigalad jäävad tühjaks ja keeruline olukord on ka paljudes teistes sektorites. Valitsus annab teada, et paanikaks ei ole põhjust, toiduhinnad tõusevad üha kiiremas tempos ja varsti on käes olukord, kus keegi enam ei jõua seda osta ning nii hakkab toitu hoopis suurtes kogustes üle jääma. Mitte ei tule toidupuudust, nagu pahatahtlikult on ennustatud. Peagi on kogu Eestis toodetav toit üle ja seda saab hakata vedama välisriikidesse, kus on madalad maksud ja seetõttu kollitamas toidupuudus, prognoosib valitsuse vastav töörühm. Ja liiklusest. Politsei tuletab liiklejatele meelde, et alanud on poliitikute sügisene jooksuaeg ja ühest erakonnast teise jooksvad poliitikud on hajevil ja fookusega mujal ja nii ongi õnnetused kerged tulema. Nii mõnigi poliitik muudab äkitselt kurssi ja inimesel, kellel tee poliitikumaga ristub, on võimatu ära arvata, milleks järgmise asjana valmis tuleb olla. Hormoonid teevad oma töö ja poliitiku võib leida ka oma akna tagant, ühistranspordis, puu otsast, jooksurajalt, poest, teatrist, voodi alt. Sellel aastal algas sügisene jooksuaeg ka varem kui tavaliselt ning märke sellest oli juba enne kevadist jooksuaega. Rahulikum periood algab oktoobri lõpust, novembri algusest ja siis ei näe poliitikuid enam mitu aastat. Ja statistikat. Statistikaamet annab teada, et Eesti majandusel läheb halvasti. Seda toonitavad lisaks ka kõik majandusteadlased. Positiivne on aga, et Eestil läheb halvasti paremini kui meie lähinaabritel. Eestil läheb halvasti isegi nii hästi, et me edestame selles vallas nii Soomet, Leedut kui isegi Lätit, kellel läheb halvasti mitme protsendi võrra halvemini. Eesti on ka rasketel aegadel selge tabeli liider, kellele midagi vastu panna on vähestel, märgib majandusministeerium. Eetris olid uudised.